Ja ei. Fantastiline oli see, et traditsioon, mis on kestnud 15 aastat, ei murdunud ka tänavu. Mul on teile mitmeid häid uudiseid. Esimene hea uudis on see, et sõda ei tule Eestisse enam mitte kunagi, sest kui on palju poisse, siis sõda ei tule. Väga fantastiline programm, naljakas oli vaadata, kui alguses selline Moulin Rouge tuli lavale, siis algklasside õpilased panid silmad kinni. Fantastiline. Järelikult koolis on kasvatustööga kõik hästi. Direktor Andres Õnnas! Ja eriauhinna tahaks järgmisel aastal anda sellele armsale Rootsi stiilis prillidega poisile, kes peksa saamist kartmata kogu aeg selle missisildiga niimoodi üle jalalavast. Parim kõrvalosa, teeme talle aplausi! Fantastiline, aga sa pead veel kasvama, sinu aeg veel tuleb. Enne seda, kui me poistele väikesed tänud kätte anname, teeme suure aplausiga bändile ja koorile. Ivo Laasvere! Ja kuna valik oli sellel aastal erakordselt raske, siis me otsustasime, et äramärkimist väärivad absoluutselt kõik osalejad ja nüüd minu 202 sõber hakkab teid vaikselt kätte andma. Kellele sa esimesena sellise tänu auhinna kätte andma? Mina kui vaegnägija loen siit välja kolmetähelise nime. Ott, palun tule siia. Vahet ei ole. Fantastiline. Järgmine on meil siis Joosep. Meestel on otsaisised märjad, mis näitab, et nad Eesti mees on tantsunud. Nii, järgmine on meil Jälle Ott. Nüüd see Ott, kes meil ei ole käinud. Ja mõelge, mis juhtub järgmine aasta Superstaari saates, kui on 2 Otti Haapsalust. Järgmine on meil ma ei tea, kas mu hääldus on õige, aga Heinrich või Hendrik. Ja järgmisena palun siia püüne peale Kristjani. Ja järgmisena tubli Eesti mees Siim. Üks Siimudest. Aurel. Super, Siim. Ja tänase ürituse auvõistluse südametunnistus Kai.
tulime, siis me pidime kohe tagasi minema, nii et erilisi muljeid jõudnud tekkida veel selleks ajaks. Jah, selline, no mis seal ikka, ei ole vist ilus vaatepilt, kui mehed karjuvad, et kes võtab mu korseti seljast? No, ilmus kiireli ja ei jõudnud tõesti mitte midagi mõelda. Ma nägin, tal oli tõesti kiire. Kuidas on kontsakingades tantsida? Vajab harjutamist. Aga lõpus oli päris mõnus. Jah, selles suhtes, et kui king on ikka tunnika juba jalas olnud, et siis on juba päris hea. See on jah selline niimoodi, et ikka, et kui sa enne nagu lavale minemist ikka sa paned ikka kingad korralikult jalga, niimoodi nad ikka oleks ka seal, et vaatad need paremad, kus võib alt vedada, kus ei või, need kohad vaatad üle ja siis ei ole eriti raske. Nägin, keegi kaunitarelli teibiga pannud. Need on need viimase sekundi lihvid ja need pahad ikka tulevad. Ma küsin sellist asja, et täiesti teine kontseptsioon, mis koolitüdrukul, et mis teie arvate sellest, et teha tüdruku valimise asemel poiste show? Noh, et muidugi selle ürituse nimi on isegi, et ta ei ole nagu missi valimine. Ühe S-iga mis koolitüdruk. Ta on nagu mis koolitüdruk, nagu mis koolitüdruk. Milline tants oli teie jaoks kõige raskem või kõige selline lemmikum? Kuana Ips. Jah, see Kuana Ips, kus me ikka tegime seal kukerpalle ja asju. See oli jah tehniliselt päris raske. Ja, et seal oli just palju selliseid asju, et mis võis sassi minna, et kus need heited sinna kõite küll käi niimoodi, et aga jah. Nii kaua, kui nagu sa selle liikumise paika saad endale, et sa nagu tead, millal sa pead mingit asja, jah, et see on selline lihvimise küsimus, et mitte just see, et kas sa teed selle asja ära, vaid see, millal sa selle asja õigel ajal ära teed. Ajastusega on see õige asi seal just. Aga milline osa oli, jääb nagu kõige kauemaks meelde? Esimene. Minul läheb esimene tants. Ilmselt esimene tants oli selline kostüümid ja meik. Kostüüm ja meik ja kõik, et selline vägev asi. Ja avapauk ikka vägev. Kas te igapäevaelus ka kannate naiste riideid? Oleneb päevast. Jah, ütleme niimoodi, et mitte just igapäevaselt, aga kui ikka tuleb nagu tahtmine süke, et ega siis ikka risti ette ei löö. Et kui vaja on, et siis see teeme ära ikka. Ja selline küsimus veel täiesti lõpetuseks, et kes oleks võinud võita, kui oleks jagatud võitjad? Ma arvan, et Kai Tarmul ise oleks võita, sest see oli 15. aasta, kui seda üritust korraldati. Ja tema alustas selle üritusega. Ja kuna see aasta poissi polnud, siis oleks võinud tema see koolitüdruk. Ja samas tegelikult, kuna see üritus on juba 15 aastat kestnud tema algatusel, siis minu arust on tema juba täielikult võitnud. See mustas täpselt samas, selliste puadega ja need nagu... Nendele, kes ei tea, kes on Tõnis, siis Tõnis lõpetas meie kooli 99. aastal, ma olin tema klassijuhataja. Mina olen tema õpetaja. Ja mina ka. Ja Tõnis oli täna pähki. Aga igatahes ta oleks väga hea meel, kui meil oleks hea meel. Nii et ma loodan, et teeme ühe tervitus ja te olete väga näljased kindlasti. Enne kui me jätkame, peame augindama. Street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe, and the boys, just the girls with the curls in their hair.